hea kanali jälgija. Täna räägime Ameerika klassikast. Mida me siis teame Ameerika kohta? Mis sealt tulnud meil on? Piilupark Donald, Mickey Mouse, Donald Trump, Let's Make America Great Again, kuulus lause mõned aastad tagasi. Crocsid, maailma kõige parem jalanõu. Lisaks sellele on tulnud 45 ACP kaliiber, Colt 1911, mis on siis olnud läbi aegade üks enim müüdud käsitulirelvi meie planeedil, ja Ka-Bar. Nuga, võitlusnuga Ka-Bar. Aga ilm on külm ja üks asi tuli veel Ameerikast, läks meelest ära. Ray-Bani päikseprillid, aviaatori klassika. See on ka Ameerikast tulnud, väga oluline asi. Aga väljas on külm, ma ei viitsi selle raske kiivriga siin olla. Ma lõpetan praegu selle karnevali. Nii, võtan mikrofoni ka siit küljest ära. Ja siis hakkame asjast rääkima. No nii, nüüd on karneval läbi ja räägime nüüd tõsistel teemadel. See nuga on siis meil nüüd peaaegu 80 aastat vana. Mitte konkreetselt see, aga siis, kui ma õieti mäletan, aasta oli 1942 novembrikuu, kui siis USA merejalavägi võttis selle noa sarnases tupes, nahkseibides käepidemega, võttis nii-öelda sõdurpoiste varustusse, võitlusnoana eeskätt. Et see nuga ei ole mitte bushcrafti nuga, ellujäämisnuga, see on tapmisnuga. Ja mina tunnistan ausalt üles, et ma ei tea, kui hästi tema nii-öelda sihtotstarbelist eesmärki praktikas täidab, sellealased kogemused mul puuduvad, aga noana ma olen kasutanud Ka-Bari, mõningal määral ikkagi, võiks öelda, et see on tuttav, et see konkreetne nuga kuulub küll minu sõber Raidole, kes selle andis minu kätte circa peaaegu 10 päeva tagasi ja siis nüüd 10 päeva ma olen püüdnud teda erinevatel viisidel, nii nagu seda nii-öelda metsas käiv inimene võiks kasutada, nii-öelda ka käsitleda. Päris Ka-Bari võhik inimene ma ikkagi ei ole, et hästi palju aastaid on mul olnud selle sama nii-öelda klassika kaasaegsem versioon, mida võite näha, olen ma päris usinalt ka kasutanud, kulumisjäljed on üsna märkimisväärsed. Ja ütlen ausalt, et suure praktika tulemusena ma võin öelda, et see nuga mulle ei meeldinud. Et ta ei ole halb nuga, aga see, milleks ta loodud on, selleks mina teda ei ole kasutanud. Et temaga saab teha vajadusel ära kõik asjad, mis on vaja, ja selle mudeliga saab eriti hästi veel tänu selle sakilisele teritusele lõigata igasuguseid kiuliseid asju, igasugused rihmasid läbi lõigata ja nii edasi, et selles mõttes ta on hea. Et natukene on muutunud ka profiil, et kui nüüd siin vaadata lähemalt, siis on näha, et siit hakkab juba nii-öelda kitsenemine pihta, siin hakkab oluliselt kõrgemal, et ütleme, teritamise seisukohalt on ilmselt seda kaasaegsemat uuemat nuga nagu parem teritada. Minu teada on ta siis 1095 terasest nuga, mis on siis see terast, millest tehakse päris palju kvaliteetset tööriistu. Karastusaste tal väga kõrge ei ole, et kuskil seal, ma olen erinevad andmeid näinud, 56 HRC, 57, et selline, pigem pehmemapoolne ja seda kinnitab ka asjaolu, et ma olen kirjalik noapilduja ja väga tihti peale seda, kui ma olen nuga millegi sisse pildunud, mul tuleb lihtsalt paku peal teda uuesti sirgeks painutada, ta allub sellele painutamisele nagu suurepäraselt. Ja suurepäraselt läheb ka kõveraks. Kas see võiks olla nuga, millega matkaseil näiteks läheb loodusesse matkama? Või nuga, millega bushcrafti huviline nii-öelda metsas midagi nokitsema hakkab? Minu subjektiivne arvamus on, et ei, see ei ole see nuga. Kas see on ellujäämisnuga? Pigem ta on ellujäämisnuga, sest ta on ikkagi niisugune üsna raske, temaga saab tagumise otsaga
mõnusalt midagi lüüa, purustada, et temaga saaks ilmselt mingit puunotte maha võtta, aga teemegi kohe katse ära, et võtame siin ühe kuiva kuusetüki ja proovime seda veidikene lihtsalt nii-öelda nagu raiduda. Jah, sellega saab ta päris kenasti hakkama. Proovime nüüd selle uuema kaasaegsema versiooniga ka. Mulle tundub, et see jookseb nagu puidu kiudude vahele võib-olla ehk veidikene paremini. Aga see on ilmselt tänu sellele teritusele. Kaalu poolest annab praktiliselt ühes kaalus. Siin on nüüd nahkkäepide, siin on niisugune, mina ütleks niimoodi, et nagu kummilaadne asi, mis ta täpsemalt on, ma ei oska öelda. Siis see nahast käepide, see on peos oluliselt libedam. Ja ma kujutan ette, kui mul käsi läheb higiseks, vihma käes peab töötama, see nuga hakkab käes ikkagi üsna pöörlema, tiirlema ja ilmselt tahab kinnast saada. See nuga, jah, kui ma praegu panen kõrvuti, siis mulle isegi tundub, et sellel kaasaegsemal versioonil on veidikene toekam, suurem nagu see käepide. Et selle võtad kätte, siis tunned küll, et istub kohe, võt. Ei lähe pöördesse, ei lähe, mitte kuidagi ei lähe. See läheb väga kergesti, jah, see on niisugune libe käepide, ma ütleks niimoodi. Aga seest on tupp minu arust nagu üsna elegantne, et niisugune klassika, mitte midagi pole öelda. Et kui see siia sisse panna, siis jah, ütleme niimoodi, et veidike kulumist juurde annab tal ainult lisaväärtust, et niisugune vanakooli klassika, mõnus. Aga asjast, et kas siis matkasellil, bushcrafti huvilisel, prepperil, ellujäämis huvilisel on selle noaga midagi teha. Minu subjektiivne arvamus on ikkagi see, et mina hindaks seda isiklikult eeskätt kui klassikat. Ja ütleme, et teda on võimalik circa siukse 120 millegiga euro eest osta. Et ei ole kõige kallim nuga, mõnede jaoks ei ole ka kõige odavam nuga, aga pigem ta on ajalooga nuga ja sellest täna ilmselt on tema kõige suurem väärtus. Aga ma usun, et ta teeb oma tööd ka päris kenasti. Et proovime näiteks siis, kuidas tema puid lõhub. No nii, juba lõi siukse korraliku lõhe sisse. Nii, suutsin ta puruks väänata. Teeme sama katse ära ka kaasaegsema versiooniga. Ütleme nii, et selle töö jaoks see nuga on väga hea. Et suurepärane, võiks öelda, kirve asendaja mõningas situatsioonis. Aga nüüd on meil järgmine oluline asi, kui me tahame nii-öelda tuld süüdata, et kuidas oleks temaga nii-öelda pirdusid ette valmistada tule süütamiseks. Ma peaks isegi ütlema, et ma tegelikult täitsa kohe naudin temaga nii-öelda puualgude lõhestamist, et ma proovingi korra siukest tehnikat ka, et jah, sellise tehnikaga töötab väga hästi. Käega, jah, palja käega teda niimoodi läbi puualu suruda, pirde saada, on ebamugav. Et see osa siin on ikkagi mõlemal noal nagu selline
no ta ei ole nii terav, et midagi lõigata, aga ta on täpselt nii ebamugavalt terav, et survestada palja käega nagu küll ei taha. Et aga siis vaatame, kui hästi tema lokikesi teeb. Ütleme niimoodi, et ta teeb ära. Aga noh, eks siin on ka see asi, et ma ei väsi tsiteerimast iseennast. Ma olen ka mõnes mõttes juba klassika. Et see, kes on sõitjamees, see sõidab ka sea seljas. Enese kiituseks pean ütlema, et ilmselt ma teeksin sellise asja ära peaaegu iga noaga. Aga jah, ütleme niimoodi, et kõige mugavam seda, mida ma praegu teen, temaga teha ei ole. Et kõik saab ära tehtud. Aga ta hakkas mul kätt väsitama. Ma tunnen, mul tõmbab peopesa kuidagi nagu krampi. Äkki ma peaks kuidagi õrnemalt rohkem nii-öelda libistama seda tera siin puidu peal. Noh, jah. Saab, aga no ei olnud kõige mugavam. Noh, selle noaga on seda selles mõttes halb teha, et väga lühikene on see osa, millega nii-öelda saab neid lokke teha. Et muidugi jah, osadel on selline tehnika, et nad üldse ei libista nuga, vaid niimoodi lasevad kuidagi nüüd ühe kohaga. Minule meeldib ikkagi nuga libistada. Ma pean ütlema, et selle noaga vaatamata sellele, et siin see nii-öelda lõikepind on nagu märgatavalt lühem, mul on seda mugavam teha. Ilmselt jah, ma paneks siia midagi ümber. Ma ei oskagi öelda, kasetohu näiteks paneks siia ümber ja siis, vot kui nuga niimoodi käes hoida. Vot niimoodi on mugav. Aga jah, et mitte enda kätt ära vigastada, siis peaks siia näiteks jah, mingisuguse naha, mingisuguse kasetohu midagi siia panema. Et niimoodi on küll jah täitsa okei seda teha. Jah, ma ütlen ausalt, et kui ma nüüd valiks endale, ma usun, et on olemas nii-öelda valikutes ka selline kabarr ilma nüüd nii-öelda sakilise teraosata. Et siis selline oleks võib-olla mõnes mõttes, nagu keegi ikkagi kindlalt tahab seda kabarri, ma vaatan, ta on kõverma. Tahab siis, nüüd sai sirgu. Et siis pigem jah, ma soovitaks mitte seda päris algset originaalset klassikat. No jah, kui sa oled noakollektsionäär, siis on teine asi. Aga jah, sellise kummilaadse käepidemega natuke kaasaegsema sellise uuema põlvkonna nii-öelda teritusprofiiliga, aga ilma nende nii-öelda sakkideta siin tera peal. Et noh, selline nuga võiks nagu ütleme selline ellujäämisnuga olla või selline pepperi nuga küll, et noh, ta võiks olla täpselt see nuga, millega sa metsas teed sükest ropemat tööd, nagu brutaalsemat ja nii edasi. Et kui sa tahad ikkagi jah, selliseid nii-öelda lokkipirde teha, siis võta lihtsalt taskust välja opineli taskunuga näiteks. Kõige parem nende asjade tegemiseks. Või sul on mingi sükene 10-12 sentimeetrit teraga mingi sükene bushcrafti nuga nii-öelda. Et ma neid ei, kuidas öelda. Ma isegi tõesti täna ei oska sulle öelda väremas vaataja, et kui hea see nuga on. Ma seda olen enda ma palju kasutanud ja lõpuks on ta leidnud koha nii-öelda pigem ühe noana paljudest, mida ma oma koolitustel inimestele välja jagan. Ma ise hea meelega väldin temaga nii-öelda töötamist. Hea küll, ma tunnistan ausalt üles, et minu olemasolevas noa kollektsioonis ta on ikkagi seal üks tagumise otsa nugadest. Ja tegelikult on ka see asi, ma tunnistan ausalt üles,
juba homme rändab ta siis sõber Erki kätte Pärnumaale, et minu suhe selle noaga peale kõiki need aastad saab läbi ja varem hiljem naljakas kui see ka ei ole, see nuga on ka tegelikult Pärnumaa nuga, et varem hiljem jõuab ka omaniku kätte Pärnumaale, et ma ei tea, mis teil seal Pärnumaal viga on, kõik te tahate seal kabarre või? No okei, eks see on teie asi, aga jah, ütleme, et ta on niisuguseks, kui sul on vaja niisugust tükki rauda, millel on üks külg terav, millega sa saad metsast mõne kuiva puu maha võtta, saad vajadusel kaevata, saad näiteks, ma ei tea, suure kurja koera vastu on vaja ennast kaitsta, siis ilmselt see on küll see asi, et nagu millega saab hakkama. Ja mis ma ütlen ausalt, et mis mulle nüüd selle enda noa juures meeldis, oli see, et tegelikult oli temaga väga mõnus, mugav harjutada noa viskamist. Ja väga erinevad distantsid, et kui oli lähidistants, võtsin ma rohkem tera otsas kinni, kui oli vaja kaugemale visata, võtsin praktiliselt nii-öelda käepideme lähedalt kinni, et ütleme, et lähim distants, mille pealt ma seda viskasin, võib-olla oli 3 meetrit, pikim distants, mille pealt ma seda nii-öelda viskasin, oli võib-olla seal kuskil 6,5 ringis, 6-7 vahel laias laastus, nii et lendas hästi ja lendas sügavale sisse tänu oma massile. Nii et kui on reaalne situatsioon, et sul ongi vaja oma peret kaitsta, keegi on relvastatud ja sa oskad nuga visata, siis see asi võib oma töö väga edukalt ära teha, nii et selle koha pealt ei ole midagi halba öelda. Aga peaks nagu kokku võtma jutu, et ilus tore klassika, et neid nugasid, millega metsas toimetada, askeldada, midagi teha, nokitseda, ellujäämisnugasid on väga palju, mis on lihtsalt täna juba nagu sellest oluliselt paremad. Et ta ei ole halb asi, ärge saage valesti aru, aga väga paljud on lihtsalt oluliselt paremad juba. Aga samas ma ütlen ausalt, tal on teatav šarm, tal on midagi sellist. Just nimelt mitte niivõrd selle, aga võt just selle. Mulle meeldib tema juures see vanakooli siuke stiilis nahktupe, kõik siuke nii-öelda nahkseibides käepide. See on täpselt, see on, vot see ongi, vot siia kuulub asi niimoodi. Sul on Colt 1911 45 kaliiber, kabar, hiiver, et ta on see kombo aina ja sa teed kõik taga ära. Et see on nuga, mis on siis olnud teises maailmasõjas, nuga, mis on olnud Korea sõjas, ma ei tea, kui paljudes sõdades. Ameerika kogu aeg kellega sõdib. Ma ei ütle, et see halb on, ikka hea ja kui sõditakse. Saate aru? Aga nojah, ta on võitlusnuga, ta on disainitud võitlusnuaks. Ilmselt muidugi täna 21. sajandi võitlusnugade disainerid lähtuvad natuke teistest kontseptsioonidest ja põhimõtetest ja võitlustehnikatest, kui seda siis nii-öelda teise maailmasõja algaastatel. Aga ütleme, et niimoodi, et kui te suudate mulle anda Ford T, vana klassika, ilmselt on võimalik sellega ka täna sõita ja poes ära käia ja nii edasi. Samasmoodi on selle noaga võimalik ka puud nikerdada häda pärast, kaevata maad, nokitseda teha, vorsti lõigata, kõik saab tehtud. Aga tore, et vaatasite. Et selle noaga, seda oli tegelikult, võtan ausalt, mõnes mõttes oli tore tutvustada teile. Et kas te ostate selle endale, hangite kuidagi, jäägu see teie otsustada. Et mina kindlasti mõtlen selle peale, et võib-olla ühe sellise just nii-öelda originaalse versiooni ma isegi oma kollektsiooni kunagi sebin. Aga mitte täna. Et mul on hetkel prioriteedid natuke teiste nogada. Aga tänan, et vaatasite. Loodan, et oli natukene lõbus seekord see väike videoklipp ja kui ennem ei näe, siis raudselt järgmine kord.